Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Ja me räägime edasi seksuaalteemadel ja me räägime tegelikult täna ka just himust. Ja see on tegelikult väga sarnane ka ahnusele. See on midagi, mida me lihtsalt nii väga tahame, et me ei hooli enam ei Jumala sõnast ja mitte millestki, sest see on midagi, mida mina tahan. Ja Piibel ütleb tegelikult Kolosslaste kirjas väga selgelt, et see on võrdväärne Jumala jaoks ebajumala teenistusega. Ja kui keegi on ebajumala teenija, siis see toob absoluutselt kindlasti meie ellu ühe allakäigu. Ja Jumal ütleb ka Vanas Testamendis väga selgelt seda, et me ei tohiks himustada. Ei, ta ütleb, et ära himusta oma ligimese naist, ära himusta oma ligimese eeslit või mida iganes, mis iganes kuulub sinu nii-öelda ligimesele. Ära seda himusta, ära seda taha. Ja jälle me rääkisime eelmine saade natukene sellest, et mis on see kaitse meil, on see, kui meil on rahulolu oma abikaasa suhtes. Sest jälle keegi ei abiellu kellegagi, kellega ta ei taha abielluda. Absoluutselt iga inimene, kes seisab, eks ole, altari ees või kus iganes nad seisavad ja nad astuvad abiellu, astuvad sellesse lepingusse, siis on olnud nende enda valik. Nad ise on seda tahtnud ja nüüd, aga mis siis juhtub aastate pärast vahest? Ongi see, et tegelikult see rahulolu kaob ära. Ei hinnata enam üksteist, ei armastata enam üksteist, ei käida tegelikult selles jumalikus armastuses. Ja see on see lõks tegelikult, kuhu väga paljud sisse astuvad ja see toob tegelikult allakäigu ja meie elu hakkab alla minema igal moel, kui me ei hinda seda, mida Jumal on meile andnud. Ja see on ka meie abikaasa. Nüüd, kui me räägime just nendest suhetest ja ka sellest allakäigust, kuidas see võib tulla, siis on väga oluline see, et me paneme paika piirid. Ja Hiobi raamatu 31. peatükk ja 1. salm ütleb niimoodi. Ma andsin oma silmadele seaduse. Kuidas ma võiksin siis vaadata neitsi poole? Nüüd, see kirjakoht kõlab võib-olla natukene mõne inimese jaoks nagu mitte väga palju ütlevana alguses. Aga kui vaadata nüüd teisi tõlkeid selle konkreetsel salmil, siis laindatud tõlkil ütleb sellisel viisil. Ma dikteerisin oma silmadele lepingu, kokkuleppe, kuidas ma siis saaksin himustades tüdruku peale vaadata. Nüüd me näeme siin sellest, mis vaatamisest ta räägib siin. Ja mis koha pealt ta lepingu pani paika. Nüüd küsimus ei ole niivõrd selles ainult, mis me vaatame, vaid küsimus on selles, mida me selle juures mõtleme. Nii et see räägib just sellest, et kuidas ta tegelikult arvestas sellega, et ta pani paika, et ta otsustab oma mõtteid kontrollida. See on üks asi, mis me peame enda jaoks väga selgelt paika panema. Või mulle meeldib ka Message Bible, kuidas tõlgib selle sama lause veel nagu julgemini või mahlakamalt. Ütleb, et ma tegin endaga püha lepingu, mitte kunagi oma silmadega tüdrukut lahti riietada. Nüüd see viitabki just selle samale mõttelaadile, mis selle taga on. Nüüd lugedes Hiobi raamatus seda sama kirja kohta veel edasi, meie siis tavalisest tõlkest ütleb see 2. salm, sest mis oleks muidu mu osa Jumalalt, ülalt ja mu päris osa kõige vägevamalt kõrgustes. Eks hukatus tule üle kohtu tegijale ja õnnetus sellele, kes nurjatust teeb. Eks tema näe mu teed ja loeb kõiki mu samme. Kui ma olen valega ühes käinud või mu jalg tõotanud pettuse poole, vaetagu mind õigetel vaekaussidele, siis saab Jumal teada mu ausust. Kui mu sammud on kaldunud teelt kõrvale ja mu süda on järgnenud silmadele, me näeme jällegi silmadele, ja kui mulle on midagi pihku jäänud, siis söögu keegi teine, mida ma külvan ja mis mulle võrsub, juuritagu välja. Kui mu süda on lasknud ennast ahvatleda mõne naise poole ja ma olen varitsenud oma ligimese ukse taga, siis jahvatagu mu naine võõrale ja heitku teised temale peale, sest see oleks olnud häbitegu ja kohtuväärt süü, tuli, mis põletab kadupaigas saadik ja hävitab kõik mu saagi. Me näeme päris karm kirjakoht tegelikult jällegi. Ta räägib sellest, et missugust vilja sellist tüüpi asi toob, kui me laseme teatud mõtetel joosta oma meeltes. Ja see tegelikult kõik hakkas lihtsalt sellest ühest pilgust ja mis me selle juures mõtlesime. Mõttel ei ole süütud asjad tegelikult ja see on midagi sellist, kristlasena me ei tohiks olla kunagi nii rumalad, et me arvame, et mina ei saa ju teha, mis mõtted minu peas mõtlevad. Ei, me saame igaüks kontrollida.
selgelt, mis meie peas toimub, mis mõtteid me laseme seal olla ja me saame sealt ka asjad välja tõsta. Siis sama just ütleb, ta dikteeris. Tähendab seda, et ta kasutab oma sõna meelevalda selleks, et kontrollida seda, mis ta on mõtlemas. Ja see on seesama ka, vahest tulevad mingisugused negatiivsed mõtted, teatud kontekstist meil tuleb seda lihtsalt öelda konkreetselt, mida Jumala sõna selle asemel ütleb ja seista sellele vastu ja mitte nõustuda nende mõttemallidega. Ja mis on üks väga suur viga, mida paljud kristlased teevad, on see, et kui nad on mingisuguses sükses situatsioonis, siis nad ei ütle seda võib-olla kõvasti, aga jälle oma tegudega ja oma käitumisviisiga nad ütlevad seda, et mina olen targem kui Jumal. Sest et jälle, kui me loeme neid kirjakohti, mis Jumal on meile andnud, et me ei komistaks ja et me ei astuks auku, siis väga paljud ikkagi arvavad, et minuga see ei juhtu. Minuga läheb kõik hästi. Ei, kui me eirame Jumala sõna ja kui me teeme risti vastu sellele, mis Jumal on meile õpetanud ja öelnud, siis meil ei lähe hästi. Ja väga hea näide on tegelikult Saalomon, kes oli üks vägevamaid kuningaid jälle piiblis tegelikult vägev mees ja ometigi ta langes ja kukkus auku ja vaatame, kuidas see toimus. Ma loen kõigepealt 5. Moosese raamatust ja 17. peatükist ja siin räägib tegelikult 16. ja 17. salmis, ma loen, ta räägib tegelikult seadusest kuninga kohta. Nii et seal Vanas Testamendis oli Jumal andnud väga spetsiifilised seadused, mis puudutasid kuningat. Ja ta ütleb siin, aga tema ärgu pidagu enesele palju hobuseid ja tema ärgu viigu rahvast tagasi Egiptusesse, et hankida palju hobuseid. Siis tähendab Egiptusest, sest Jehova on teile öelnud, ärge minge enam tagasi seda teed ja tema ärgu võtku enesele palju naisi, et ta ei taganeks usust ja tema ärgu kogugu enesele väga palju hõbedat ja kulda. Nii, nüüd see oli seadus kuninga kohta, eks ole. Ja kui me vaatame nüüd 1. kuninga raamatusse 10. peatükki, siis salmid 14 ja 15 ja sealt edasi natukene, ta ütleb, ja kullakaal, mis tuli Saalomoni kätte 1 aasta jooksul, see oli ainult 1 aasta jooksul, oli 666 talenti kulda. Nüüd see võib-olla ei ütle paljudele midagi, aga see oli tegelikult 22,500 kilogrammi kulda, mis tuli tal ainult 1 aasta jooksul ja selle väärtus oli umbes 2 miljardit eurot. See oli ainult 1 aasta. Ja ta ütleb lisaks veel see, mis tuli suurkaupmeestelt ja kaubitsejate tulust, samuti kõigilt Araabia kuningailt ja maa-ase valitsejalt. Nii et seal tuli veel tegelikult lisa sellele, mis me praegu just nimetasime, eks ole. Nii et see kulla kogus, mis tal tuli isegi iga aasta sisse, see oli tohutu, see oli üüratu. Ja nüüd me just nägime, et tegelikult ta ütles kuninga kohta, et ärgu ta varugu palju kulda ja hõbedat. Nüüd, kui me vaatame 26. salmi, ta ütleb, ja Saalomon kogus sõjavankreid ja ratsanikke ja tal oli 1400 sõjavankrid ja 12 000 ratsanikku. Need ta paigutas vankri linnadesse ja kuninga juurde Jeruusalemma. Ja kuningas hoolitses, et Jeruusalemmas oli hõbedat nagu kive ja seedripuid nõnda palju nagu metsviigipuid madalmaal. Ja Saalomoni hobused olid toodud kust? Egiptusest ja Kiliikiast. Kuninga ülesostjad tõid neid Kiliikiast kindla hinna eest. Mis me näeme siin? Me näeme seda, et seal oli seadus kuninga kohta ja Saalomon eiras tegelikult mida? Jumala seadusi. Jumala sõna, mis oli öeldud ja ta tegi tegelikult risti vastu sellele, mis oli öeldud kuninga kohta. Ja kui me vaatame 1. kuninga raamatus 11. peatüki 1. salmist ütleb nii, aga kuningas Saalomon armastas Vaarao tütre kõrval paljusi võõrama naisi. Järgmine asi, kus ta eiras Jumala sõna tegelikult ja Jumala seadust. Moabiite, ammonlasi, edomlasi, siidonlasi, hetiite, rahvaist, kelle kohta Jehova oli öelnud Iisraeli lastele, ärge minge nende sekka ja need ärgu tulgu teie sekka, sest nad pööravad tõesti teie südamed oma jumalate järele. Neisse kiindus Saalomon armastusega, temal oli 700 vürstisoost naist ja 300 liignaist ja ta naised pöörasid tema südame. Ja see sündis Saalomoni vanas eas, et ta naised pöörasid tema südame teiste jumalate järele. Ta süda ei olnud siiras Jehova oma Jumala vastu, nagu oli olnud tema isa Taaveti süda.
Ja et me näeme siin tegelikult, et need ei olnud ainult isegi need naised, kes pöörasid tema südame, see algas juba varem tegelikult, millega, et ta eiras Jumala sõna. Amen. Et ta tegelikult ei võtnud kuulda, mida Jumal oli öelnud oma sõnas ja ta tegi risti vastupidi. Ja nüüd me näeme seda, et tal hakkab allakäik tegelikult ja lõpuks on see, et need naised ka, nad pöörasidki tema südame teiste jumalate järele. Ja miks on jälle? Jumal ütleb, ära mine isegi selle naise ukse ligi. Ära mine isegi lähedale, sest jälle kristlased lasevad ennast petta, kui nad ei kuule seda, mida Jumal on rääkimas. Sest et Jumal on oma sõnas, me oleme lugenud siin ei tea kui palju kirjakohti, õpetussõnad on täis seda. Jumal ütleb, ära tee seda, ära kuula seda, ära vaata seda, ära võta seda nagu südamesse ja kristlased eiravad neid asju ja nad leiavad ennast suures augus äkki. Ja nüüd nad nagu mõtlevad, mis toimus ja miks mulle see juht ja miks Jumal lasi? Ei, Jumal ei lasknud. Me ise oleme eiranud Jumala sõna ja me oleme tegelikult teinud midagi, mida tema ütles meile väga selgelt, ära seda tee. Ja sellepärast me laseme vahest ennast vedada ära kõrvale Jumala teest, täiesti vale tee peale ja me leiame ennast lõpuks suures sügavas, nagu me võiks öelda, sopaaugus ja me oleme hädas ja me oleme õnnetud ja me oleme maadlemas igasuguste asjadega. Ja ometigi see oli tegelikult meie oma otsus ja meie omad sammud, mis meid sinna viisid. Sest jälle, kurat on petja. Aga ta petab kelle kaudu? Teiste inimeste kaudu. Kurat ei tule lihtsalt ilmu meile ja ei hakka meid petma. Ta teeb seda teiste inimeste kaudu, kes on talle kätte saadavad. Ja see teine inimene võib olla meesterahval üks väga kaunis ja väga magus ja väga armas ja tore ja kena naisterahvas. Ja ometigi kurat on teda kasutamas, et petta seda kristlast ja tõmmata ta põrgu teele. Ja et me peame olema kained ja me peame aru saama, et Jumal on rääkinud neid asju tegelikult ainult meie kasuks ja meie heaks, et me ei astuks nendesse aukudesse. Ja jälle me peame nagu sa oled öelnud mitmeid kordi, me peame kontrollima, mis mõtteid me laseme keerelda oma peas, isegi kuhu me silmad maanduvad, kuhu me vaatame, mida me vaatame, kuidas me vaatame ja mida me mõtleme neid asju nähes. See on nii oluline, see viib, kas hoiab meid Jumala tee peal või tegelikult tõmbab meid ära Jumala tee pealt täiesti põrgu tee peale. Ja täpselt nii tõsine see on. Amen. Nüüd Koguja raamatus on veel seda sama teemat veel puudutatud, mis puudutab just, mis Saalomoniga juhtus. Ja Koguja 2.4 ütleb niimoodi. Ma tegin suuri tegusid, ma ehitasin enesele kodasid, istutasin enesele viinamägesid. Ma tegin enesele rohu ja iluaedu ning istutasin neisse kõiksugu viinapuid. Ma tegin enesele veetiike kasvavate puude metsade kastmiseks. Ma ostsin sulaseid ja ümmardajaid ja mul oli omas peres sündinuid. Samuti oli mul veiste ja pudulajuste kari suurem kui kõigil neil, kes enne mind olid Jeruusalemmas olnud. Ma kogusin enesele ka hõbedat ja kulda ning kuningate maade varandusi. Ma hankisin enesele lauljad ja lauljannasid, samuti mis inimlastele naudinguks palju naisi. Me näeme siin, et nagu öeldakse, ta nimetab seda suureks naudinguks ja ta tegi seda vastu tegelikult Jumala pandud reegleid ja seadusi. Nüüd siin on üks asi tegelikult, mis tasub tähele panna, mida õpetussõnade 30. peatükk ütleb. Ja see on üks väga huvitav, väga värvikas kirjakoht ja 15. salm ütleb, et verekaanil on 2 tütart. Anna. Nüüd mulle üles mõttes, et meeldib see, kuigi meie eestikeelne tõlge ei pane neid suure tähega, siis ta tegelikult oleks võinud panna justkui tegelikult need mõlemad just suure tähega, selles mõttes, et viidates nagu nimedele. Aga eesti keeles ta veel kõlab väga huvitavalt just, et see sõna anna tähendab tegelikult seda, et anna mulle rohkem. Just. Ja samas need on need nimed. Et see nüüd, millest ta räägib tegelikult ja 3 asja on, mis ei saa täis. 4, mis ei ütle küllalt. Surmavald, viljatu üsk, maa, mis ei saa küllaldaselt vett ja tuli, mis iialgi ei ütle, aitab. Nüüd, millest ta räägib siin tegelikult? Ta räägib himust. Ja see on see sama just, et nagu öeldakse, ka Saalomon läks selle asjaga, nagu öeldakse, mingis kohas üle piiri.
Ja tol ajal oli küll mitme naise pidamine aktsepteeritud vanas lepingus, aga nagu öeldakse, kui ikkagi kokku juba neid on kuskil 1000 ringis, siis see on ilmselgelt liiga palju. Meil on nii-öelda aastas 365 päeva, nagu öeldakse, tal ei õnnestu isegi nendega isegi koos kõigiga olla või midagi taolist. Need olid võõrama naised. Ja need on nüüd võõrama naised. Ei olnud Iisraeli rahvast. Jah, ta tegi tõsised vead tegelikult selle juures just, et nii-öelda lõi sidemeid inimestega, kellega tal polnud üldse asja. Aga just, et see arusaamine sellest, kuidas himu on midagi sellist, mida ei ole võimalik rahuldada. Vahetevahel isegi mõndal inimestel on sellega tavaliste asjade puhul probleem. Ja inimene kuuleb seda, et jällegi, sellel firmal on tulnud see uus mobiil välja. Ja nüüd ma tahan just seda kõige uuemat, kõige värskemat mudelit saada ja inimesed käivad päris korralikke suuri summasid selle jaoks välja ja lähevad vahest, isegi ma tean, mõndade firmade puhul on see, et minnakse eelmisel õhtul kuskile ukse taha passima, et nagu olla see esimene, kes saab selle konkreetse uue mudeli kätte. Ja nüüd, kui ühel hetkel on selle kätte saanud, maksnud selle parasjagu suure summa, mis asi see on? Telefon. Ja tegelikult see firma on ära tapanud, järgmine aasta ta toob jälle järgmise mudeli. Ja see sama inimene on jälle seal samas järjekorras ootamas, millal tema selle saaks. Ja ta kunagi ei ole aru saanud seda, et see on telefon ja järgmine kord ta on ikka telefon. Ja ta on nagu öeldakse, himu on teda ajamas. Mitte, et Jumalal oleks probleemi, sest me omaksime ilusad asju, aga Iva on selles, see sama mentaliteet kaldub ka sageli inimsuhetesse. Nagu öeldakse, see eelmine naine enam ei kõlba. Nüüd ma tal on vaja uut mudelit mul vaja. Ja see on see tegelikult, millest ta siin räägib ja kunagi seda rahuldust ja nii-öelda rahulolu kui sellist ei tulegi sellest asjast. Sest seda otsitakse valest kohast. Just. Nüüd me vaatame veel korra uuesti seda kirja kohta, mida ma alguses vaatasin. See on see Koguja raamatu teine peatükk ja ma lähen sinna 9. salmi. Nüüd ta räägib Saalomoni puhul seda just. Ta ütleb, ma sain suureks ja ületasin kõik, kes enne mind olid Jeruusalemmas olnud. Mulle jäi ka mu tarkus ja mida mu silmad iganes ihmustasid, seda ma ei keelanud neile. Ma ei hoidnud oma südant tagasi ühestki rõõmust, sest mu süda tundis rõõmu kõigest mu vaevast ja see oli mu tasu kogu mu vaeva eest. Aga ma vaatlesin kõike oma tegusid, mis mu käed olid teinud ja vaeva, mida ma olin neid tehes näinud, vaata, siis oli see kõik tühi töö ja vaimu närimine, millestki pole kasu päikese all. Me näeme tegelikult, Saalomon on jõudnud oma elu lõpus just tänu nendele valedele valikutele, mis me välja tõime. See, et ta ei järginud teatud Jumala poolt paika pandud seadusi ja standardid, see on seesama just, et ta kogus endale tohutult palju varandust, kulda. Mitte, et nagu Jumalal oleks probleem, et me omaksime seda, aga just, et see muutus tema jaoks väga oluliseks standardiks. Siis samamoodi ta võttis enne selle väga palju naisi, mille oli ka Jumal ära konkreetselt piiranud ja võttis just ka maailma, võiks öelda siis maailma, ütleme just mitte Jumala rahva seast mujalt. Ja tõi sellega tegelikult terve hulga nii-öelda ka ebajumalaid oma ellu ja oma koju tegelikult. Ja nüüd tehes neid kõiki neid asju, ta teeb ka muid asju ja jõuab teatud väga suurte saavutusteni ja väga nii-öelda edukas ja jõukas on oma elus. Aga ta tunneb ära lõpus seda, kuidas see kõik on tegelikult olnud nii mõtetu. Miks pärast? Sest et kui sa teed valesid asju ja su nii-öelda standardid on õiges paigas, siis välised asjad tegelikult muutuvad meie jaoks ka väga mõttetuks. Ja see oli sama, et tegelikult tal hiljem oli küll see tarkus isegi olemas, aga ta saab aru, et nagu oleks, siin on midagi väga kapitaalselt paigast ära ja puudu. Ja see on see asi ka tegelikult, kui me laseme oma elus tegelikult väga valesid valikuid meid juhtida ja jõuame võib-olla kuskile kohta isegi välises mõttes ja inimene võib olla jõukas, väga kaugele jõudnud, aga ta võib olla tegelikult seesmiselt nii tühi ja tühjaks imetud. Ja see on üks asi, mis tegelikult on üks kurbust tekitav asi tegelikult selle juures. Et meil tasub, nagu öeldakse, seda tähele panna, et Jumala standardi järgimine, Jumala printsiipide järgimine on palju olulisem sellest, mis me väliselt võime teha ja saavutada. Ja himu on selline väga ohtlik asi ka just, et tegelikult ükski nii-öelda abielusuhe ka, see ei tohiks olla nii-öelda
tähendab, inimesed ei tohiks abielluda himust lähtuvalt. See on üks vale samm, sest et jälle siis juhtubki see, et mõne aasta pärast, eks ole, kui need emotsioonid ja tunded võib-olla on nagu maha rahunenud, siis tulebki see rahulolematus oma abikaasa suhtes. Enam see ei sobi ja enam too ei sobi ja keegi teine tundub palju toredam ja palju armsam ja palju kenam. Ja see ongi see, et tegelikult see oli alanud mitte jumalikust armastusest, vaid himust. Et üks himustas teist ja nüüd ma tahan sinuga abielluda ja mitte isegi sellepärast, et ma armastan sind Jumala armastusega, vaid tegelikult ma himustan sind. Ja see ei tooda midagi head. Ja see ongi see, et inimene siis mingid aastate pärast võib-olla vahetab oma abikaasa välja, abiellub uuesti ja nüüd, kui see on jälle tehtud himust lähtuvalt, lähevad jälle mõned aastad mööda ja jälle see asi jookseb karile. Sest et tegelikult himu ei vii meid kunagi sellesse rahulollu. Kui inimene otsib rahulolu, siis see rahulolu tuleb ainult sellest, et me teeme Jumala tahet. Ja me armastame Jumalat, armastame tema sõna ja paneme tema sõna esikohale. Sellest tuleb meie elus rahulolu. Aga kui me laseme ennast nii-öelda himudest vedada, siis see viib meid jamadesse tegelikult. Ja me näeme üks hea lugu siin on Taavetist tegelikult, kuningas Taavetist. Ja see on tema elu üks suurim auk, kuhu tema astus. Ja see oli jälle seotud suhetega. Ja kui me vaatame 2. Samueli raamatusse ja 11. peatüki, ma loen 1. salmist, ütleb ja järgmisel aastal kuningate sõtta mineku ajal. Nüüd, Jumal ei ütle mitte midagi lihtsalt niisama. See on väga oluline, et ta pani selle detaili siia, sest et Taavet oli kuningas. Ja ta ütleb, et see oli kuningate sõtta mineku aeg. Ja ta ütleb, Taavet läkitas Joabi ja ühes temaga ta sulased ja kogu Iisraeli ja need hävitasid ammonlasi ja piirasid Rabat. Nüüd, ja ütleb, Taavet ise aga jäi Jeruusalemma. Nüüd küsimus ongi, miks tema jäi Jeruusalemma, kui see oli kuningate sõtta minemise aeg. See tähendab seda, et tegelikult ta oli valel ajal vales kohas. Tema oleks pidanud olema samamoodi seal sõdimas nende vaenlastega. Aga tema jäi Jeruusalemma. Ja kui me oleme valel ajal vales kohas, siis juhtuvad meiega valed asjad. Ja see on see asi, miks me peame olema juhitud ka Jumala vaimust, et me oleksime õigel ajal õiges kohas. Ja ta ütleb, ja ühel õhtul, kui Taavet oli tõusnud voodist ja kõndis kuningakoja katusel, nägi ta, nüüd jälle me näeme seda, et ta silmad maanduvad kuskil. Ta nägi katuselt ühte naist ennast pesevat. Ja see tähendab seda, et kui naine peseb ennast, siis ta on alasti. Ja tavaliselt tollal oli see ka, et kuningakoda ja kuningapalee oli see kõige kõrgem hoone üldse. See tähendab seda, et ta nägi ümber ringi, kõik oli temale nähtav, mis toimus seal all. Ja ta nägi siis seda naist ennast pesevat. Ja ta ütleb, ja naine oli väga ilus. Nüüd me näeme siin mitut elementi jälle. Üks asi oli see, et ta vaatas, ta nägi midagi ja see oli midagi, mis tõmbas tema tähelepanu, sest see meeldis talle, mida ta nägi. Ja see hakkas teda nüüd vedama, sest et mida ta oleks pidanud tegema siinsamas, ta oleks pidanud oma silmad kõrvale pöörama kuhugi mujale ja saama aru, see on pilt, mida ma ei tohi vaadata. Sest et see ei ole minu naine. Ja ta oli väga ilus ja ütleb, kui Taavet läkitas naise kohta teateid pärima, siis öeldi, eks see ole Batseba, Eliami tütar Hetiit uurija naine. Siis Taavet läkitas käskjalad ja laskis tema tuua. Mis nüüd juhtub? Ta tegelikult teadis uurijat, sest et me näeme pärast, et uurija oli tema sõjaväes tegev tegelikult. Ja ta isiklikult pärast ta kutsub ta kohale ja ta suhtleb temaga, ta teadis teda ja ometigi kuuldes seda, et see naine on uurija naine, et ta on abielus naine ja tundes tema meest, ta laseb tema tuua ikkagi. Mis see näitab? See näitab seda, et kuna ta ei kontrollinud oma silmi, ta ei kontrollinud oma mõtteid, nüüd ta laseb sellel himul nüüd ennast vedada ja ta teeb vale otsuse järgi, sest et ta ei kontrollinud ennast, ta ei distsiplineeri ennast ja ta astub nüüd juba valel teel tegelikult. Ta laseb tema tuua siis. Ja kui ta tuli tema juurde, siis ta magas tema juures. Ta oli just ennast puhastanud oma roojasusest. Siis ta läks tagasi oma kotta ja naine sai käima peale ja ta läkitas teatama Taavetile öeldes, ma olen käima peal. Ja nüüd, kui me hüppame natuke edasi 2. Samueli
12. peatüki ja 7. salmist. Nüüd on see, kus juba üks prohvet tuleb, kellele Jumal andis sõna Taaveti jaoks. Ja ta ütleb siin, aga Naatan, siis see prohvet, ütles Taavetile, see mees oled sina. Nõnda ütleb issand Iisraeli Jumal, mina olen sind võidnud Iisraeli kuningaks ja mina olen sind päästnud Sauli käest. Me näeme seda, et Jumal hakkab rääkima talle asju, neid häid asju, mis ta oli teinud Taaveti jaoks. Mina olen sulle andnud su isanda koja ja su sülle su isanda naised ja olen sulle andnud Iisraeli ja Juuda soo. Ja kui seda on vähe, siis ma oleksin võinud sulle lisada veel ühte ja teist. Ja nüüd Jumal ütleb, et mispärast sa oled põlanud issanda sõna, tehes, mis on tema silmis paha. Ja see on nüüd see pähklikoorde võetud, see sama, mis me oleme kogu aeg rääkinud, et kui me nii-öelda teeme risti vastu sellele, mida Jumal on oma sõnas meile öelnud, me põlgame Jumala sõna. Ja tegelikult, mis me teeme midagi, mis on Jumala silmis paha ja vale. Me astume vale tee peale. Ja Jumal ütleb, Hetiit uurija, sa lõid mõõgaga maha. Kas Taavet lõi ta maha? Ei, aga Jumal peab teda vastutavaks. Miks? Sest et tema oli otseselt sellega seotud. Tema korraldas selle ja ta ütleb, et uurija sa lõid mõõgaga maha ja tema naise sa võtsid enesele naiseks. Jah, tema sa tapsid ammonlaste mõõgaga, aga nüüd ei lahku mõõg su soost mitte iialgi, sellepärast, et sa oled mind põlanud ja oled võtnud Hetiit uurija naise enesele naiseks. Nii et me näeme seda, et ta põlgas oma teguviisidega tegelikult Jumala ja ta tegi midagi, mis oli väga vale. Ja nüüd, kui meie teeme samamoodi, miks see on nii tõsine teema, on see, et me ei saa lihtsalt lasta oma emotsioonidel ennast vedada. Me ei saa lihtsalt lasta oma himudel või tahtmistel ennast vedada asjade sisse, mis tegelikult, mille kohta Jumal on väga selgelt öelnud, ära seda tee, ära seda puutu, ära sinna mine, ära selle inimesega kokku puutu. Ja kui Jumal on meile andnud need standardid ja need asjad, mida me peaksime järgima oma elus ja kui me ikkagi mõtleme, aga ei, mina tahan seda, nüüd me hülgame tegelikult sellega Jumala ja me astume vale tee peale, kus ootavad meid ees ainult valud, kannatused, hädad, õnnetused. Ja see ei ole tee, mida Jumal meile tahaks, aga me läheme sinna oma põikpäisuse pärast ja oma mingi selle, et me laseme oma himul ennast vedada. Ärme olla rumalad, vaid oleme targad ja paneme tähele seda, mida Jumal on meile rääkinud oma sõnas ja meie käsi käib hästi ja me oleme õnnistatud. Amen.